No nii, ma olen nüüd siin natukene mõtisklenud, analüüsinud ja vaadanud siin teisi ennustusi ka. Et noh, nende teiste ennustustega netis, mis on. No kui paned selle Daniel Evans vs Tommy Paul on ja paned Google'isse prediction, et siis noh, nii palju kui ma neid olen nagu vaadanud, et noh, teiste mängude puhul ka, et noh, ega seal nagu midagi nüüd erilist ei ole seal. Need ennustused tehakse nagu suht nagu ikkagi, jah, seal mingi jutt on ka juures ja mingid parameetrid ja karakteristikud ja see statistika, aga noh, lõppkokkuvõttes ta läheb kõik nagu, on see ikkagi see, mis lõpp nagu ennustus nagu antakse, see läheb ikkagi selle noh, suht nagu kogu aeg on olnud ikkagi selle reitingu järgi, et koha järgi, mis on ta maailma nagu tennise nagu reitingu seal tabelis on ju. Et selle järgi pannakse lõpuks ikkagi see, öeldakse, et näed, et noh, et üks on seal 40, teine on see 200, siis pannakse ikkagi selle järgi, et näed, et see nagu peaks võitma, on ju. See 40 on ju. Et selles mõttes ma olen vaadanud ka neid ennustusi ja võrrelnud, et noh, et see ongi nagu niimoodi, et noh, kui nad selle järgi panevad plangult või kuidagi prostalt on ju selle tabeli põhimõtteliselt selle järgi, suur nagu kõik statistikad, kõik noh, mis iganes, kõik numbrid on seal ära toodud, tabelid, mitu servijässa ja noh, ja nii edasi on ju, mitu topeltviga ja nii edasi on ju, et hästi palju nagu igasugust statistikat. Et aga ikkagi lõpuks nagu siis selle tabeli koha järgi, et siis noh, et siis ta nii need ennustused ongi läinud, et osad lähevad täppi, osad ei lähe. Need, mis seal on, seal Google'is on ju, üleval. Et selles mõttes nagu noh, oli seal ennustustes ka, et see Tommy Paul ikka peaks ära võitma ja et ta on ju 13 ja Evans on seal 160 on ju. No see on väga huvitav nagu jah, vastasseis iseenesest, et see Evans pani siin noh, mingile väga ka top 10 pani ära noh, Dioff või mis ta oli. Et noh, ja ta on seda võitnud ka, seda Tommy Pauli. Kuigi see Paul on ka muru peal, on ka päris hea. Aga et ma seda ka nagu vaatasin jah, et seal tuli see, et ta on muru peal, on ka seal kinni pannud neid turniire see Paul. Et noh, ta tuleb küll, ütleme, vigastuselt tuleb, on ju. Ja kõik muud asjad, et ta ei ole nagu mänginud paar kuud. Ja et Evans on tegelikult hästi nagu esinenud. On hea minek olnud Evansil tegelikult, et kuigi see Evans on ka nagu huvitav jah, et ta kunagi oli mingi ka 13 oli või, et see on huvitav nagu, et ja siis lugesin sealt, et see Evans on nüüd siis osaleb rohkem nagu Challengeri nagu võistlustel. No eks see ongi, ta on britt ka on ju, eks ongi see briti, nii palju kui mina olen brittidega nagu kokku puutunud, et see on see briti teema on selline, et nad teevad seda, mida nad oskavad teha. Et seal on kõik, näiteks sõjavägi ja kõik siuksed asjad. Seal noh, kogu see värk on ikkagi niimoodi, et seal ei ole siukest kohustuslikku sõjaväes käimist. Et seal on, kes tahab minna, et see on vabatahtlik ja lähevad inimesed. Et seal on kõik nagu täisprofessionaalne väljaõppe,
noh, et see väljaõpe ei seisne nagu selles, et seal hambaharjaga nüüd nühitakse mingit nagu WC-d või mingit asja. Et seal on konkreetne väljaõpe, konkreetselt nagu kõik need strateegiad ja asjad on ju, harjutatakse seda strateegiat ja tegutsemist on ju. Et see kõik on see brittide teema on jah nagu selline, et väga tugev spetsialiseerumine on see märksõna, et selle Evansi puhul samamoodi, et noh, arvatavasti ta siis nägi, et noh, kuigi ta oli seal edetabelis oli ka mingi 13 vahepeal on ju, aga arvatavasti ta siis nägi, et noh, või tehti seal mingi otsus, et kas majanduslikult oli kasulikum, ega ma kujutan ette, et seal neid Challengeri, kui sa seal ikkagi seal Challengeri nendel võistlustel kogu aeg seal võidad, on ju. Et kui sa seal oled võidumees ja ega seal need rahad pole ka ju väikesed. Et jälle lähed, on ju, ja võib-olla tal kodu ligidal on ka seal neid Challengeri asju, on ju. Ja muud kui käid ja mängid, on ju, et jälle paar tonni tiksub, on ju, noh, ma arvan, et need auhinnarahad on seal ka ikka, noh, isegi ma arvan, seal mingi 6 ja sellised kohad saavad paar tuhat, ma arvan. Et ja paneb selle järjest neid kinni, on ju, noh, jälle 10 tonni taskus, on ju, ja kulud on võib-olla ka siis väiksemad, on ju. Et täitsa nagu jah, see Briti käekiri on seal küljes, et ja ta saab nagu mängupraktikat ka kõvasti, on ju, et ta keskendubki nendele, et ta noh, nagu käibki mängimas ja on kogu aeg nagu võistlus nagu actionis on sees, kogu aeg on tal mängud võistlused, et ega neid ju suurturniire ja neid ATP võistlusi ju noh, ega neid nii palju ei ole, on ju, ja seal on ju ka ju mingid kvalifikatsiooni asjad ja mingid siuksed värgid, on ju, et aga nende Challengeri võib-olla turniiridega ongi, on ju, et läheb sinna, kohe hakkab võistlus pihta, on ju, põmm, on ju, mängib, on ju, et täitsa siuke Briti käekiri käib nagu läbi sealt, et muidu ju nende suurturniiridega on ju, et kõigepealt on ju üldse need mingid kvalifikatsioonivoorud, mis nagu põhiturniirile nagu ei pääsegi enne, on ju, noh, et siis arvatavasti võib-olla vaataski, et mis nagu point sellel on ju, et käid seal, sõidad kohale kuskilt teisest maailma otsast, on ju, siis sa lähed kvalifikatsioonile alguses, on ju, ja tühjalt koju tagasi võib-olla, on ju. Et selles mõttes jah, see Briti värk on nagu selline jah, et see ei pruugi üldse tähendada, et ta noh, mis näitabki, et ega ta ei olegi ju halb mängija, on ju. Et kõik need kohad ja mis seal on olnud ATP-s ja see, et ta viimati nüüd ära pani, on ju, seal top 10-le, on ju. Et see kõik nagu näitab seda jah, et ta on küllaltki vintske tegelane ja mida ma nagu vaatasin, noh, mis minu arust oleks päris hea valik, oleks et noh, see minu nagu point läheb ikka ju sellele välja, on ju, et see algne plaan, mis ma mõtlesin, et paneks Evansi peale, on ju, paneks underdogi peale ja ta peab ikkagi, noh, see eeldab kõik seda, et ta peab ikkagi ühe seti ära võtma. Et see kõik eeldab seda. Et noh, et see kõik eeldab seda ja see summa, mis ma sealt saaksin, oleks siis noh, selline nagu ta on ju, see cash out, on ju. Et parimal juhul võib-olla 10, on ju, aga noh, tõenäoliselt siis ikkagi ta esimest ära ei võta ja siis see cash out jääks seal mingi paari euro juurde, on ju. No see tulu, kasum. Et on seal nagu siuke valik on seal, et
et Evansile üle 9,5 game'i on selline valik. Et see tähendab seda, et kui tuleb 6-4, 6-4 on ju, mis on nagu siuke suht tavaline seis on ju, et siis see panus ei võidaks, et siis oleks seal 8, noh, et siis oleks 4 ja 4, 8 game'i on ju, kui ta kaotab 4-6, 4-6 on ju, et siis oleks 8 game'i on ju. Aga kui ta näiteks ikkagi kaotab mõlemad, aga kaotab napilt seal 7-5, 7-5 on ju, noh, siis oleks juba olemas on ju 7-5 või siis hoopiski 7-6 on ju, 7-5, 7-6, noh, 7-6 siis kiire nagu lõppmänguga on ju. Et see on ka küllalt, noh, ütleme, see on jah, siuke vähe tõenäoline, aga noh, siiski, et see on suht tavaline on see tennises kiire lõppmäng, eriti nagu praegu, kui tundub olevat, ta on koduväljakul. Noh, see muidugi on jah selline, et mingi väike pluss on ju, et ise peab muidugi mängima on ju. Aga noh, siiski. Ta on nagu koduväljakul Eastburn on ju. Ja noh, et ta on võitnud ka seda vastast. Ta on praegult nagu küllaltki hea soos on ju. Et siis on ikkagi see, et suht tõenäoline, et ta ikkagi võtab ikkagi ühe ja see vastane pole mänginud ka on ju. Eriti palju on ju. Nüüd tal oli vigastus on ju. Et see kõik ikkagi, no jah, see vigastus, noh, ega see, no aga ikkagi noh, et see ikkagi nagu ikkagi see määrab on ju, et see ikkagi see mängu, see siuke tippsport, et ikkagi see palli tunnetus ja see, et see kõik ju ikkagi mõjub, et kes on nagu mänginud ja teinud, et noh, ta on ikkagi annab seal, et ja kui nad on nagu siuksed, noh, enam-vähem võrdsed ka sellised, et noh, et ma ei ütle, et see Evans võidab selle mängu, aga et vähemalt nagu siis seti saab kätte. Seti saab kätte ja kui ei saa, siis noh, ka nagu ikkagi sinna kuskile miskit tasavägiselt on ju. Et see tundub nagu suht hea nagu suht hea ikkagi selline valik olevat. Et üle, noh, et vähemalt 10 game'i ja see oleks nagu tore siuke. Ma arvan, et ma